Lugupeetud külalised, tere tulemast Koeru esmatasandi tervisekeskuse avamisele. Tänane päev on meie piirkonnale väga oluline. Esimesena avatakse just Koerus 1/3 Järvamaale kavandatud esmatasandi tervisekeskus. Lisaks on Koeru üks väiksemaid alevikke Eestis, kus selline tervisekeskus avatakse. Lisaks 3 perearsti nimestule ning juba töötavale apteegile ja hambaravi kabinetile hakatakse tervisekeskuses pakkuma ka füsioteraapia ja taastusravi võimalusi ning psühholoogilise nõustamise, ämmaemanda ja koduõendusteenust. Renoveerimise tulemusena võeti kasutusele maja terve esimene korrus ja kokku on nüüd tervisekeskusel kasutada 378 ruutmeetrit põrandapinda endise 204 ruutmeetri asemel. Koeru esmatasandi tervisekeskuse avamisele on meid tervitama tulnud Koeru muusikakooli õpilased. Meile esinevad Lisette Heil viiulil ja Hedi Aimsalu flöödil. Nad esitavad loo Carlos Gardel, por una cabeza, juhendaja Kersti Varrak, klaveril Marko Sirila. Aitäh Koeru muusikakooli õpilastele. Sõna saab Järva valla vallavanem Rait Pihelgas. Tervist, head külalised. Rõõm on näha, et sellise tähtsa sündmuse puhul on tuldud välja. Öeldakse, et elus on kõige tähtsam pere ja tervis. Täna võime öelda, et ilma terviseta ju on ka raske pereelu elada. Ja mul on hea meel, et kunagi oli Koeru meestel julgust ehitada Koeru tervisekeskus. See on eeskujuks kogu Eestile, et arstiteenus peab olema kättesaadav ka maal, siin armsas Koeru alevikus ja ka teistes armastes maakohtades. Need teenused, mis meil juurde siia tulevad, on eluks vajalikud ja aitavad tegelikult ka meie tervist rohkem kontrollida. Kui me räägime näiteks ämmaemanda teenusest, naiste sõeluuringutes, ma usun, et naised tulevad ennem siia kontrolli, kui hakkavad Paide sõitma, nagu nad täna pidid.
tegelikult need kõik parendavad meie elukeskkonda. Kui 91 maja avati, siis 13 aasta pärast tehti siin uus remont aastal 2004 ja nüüd 13 aasta pärast on taas see remont. Et mõnikord 13 number ei ole küll õnnenumber, aga tundub, et selle maja jaoks ja koeru jaoks on 13 number üks tõsine õnnenumber. Selle tähtsa päeva puhul ma tahaks õnnitleda 2 inimest, kes 91 olid siin koha peal. Targad mehed mulle rääkisid, nii et Riina ja Karin, äkki te tulete siia, ma annaksin teile 2 peale lilleõie. Te olete need järjepidevuse kandjad. Karin oli meil siis tollel ajal perearst ja Riina tema järglane. Suur aitäh teile, jõudu ja jaksu teile! Nii nagu ma ütlesin, et see on märgiline ja ma olen alati selle eest seisnud, et maaelu areneks. Ja tegelikult see julge samm, et me täna avame seal tervisekeskuse nende teenustega, on eeskujuks kõigile teistele. Ainult suured kohad on seda teinud. Me teeme selle järgi ja tõestame, et maal on nii hea elada. Aitäh! Sõna saab Külvar Mand. Hea koeru rahvas ja tervisekeskuse pere, külalised, vallajuhid. Kõigepealt natuke ajalukku ja see projekt, mis andis meile võimaluse seda tervisekeskust uueks teha ja siin palju paremaid töötingimusi pakkuda töötajatele ja kindlasti ka meie patsientidele vastuvõtuvõimalusi, sai teoks läbi mitmete julgete otsuste ja kindlasti ma arvan, et täna on see hea koht, kus korraks ka oma mõttes meenutada Andres, kes ei löönud põnnama selle projekti realiseerimise ees, vaid ütles, et tuleb, mis tuleb, proovime ära ja täna tegelikult vasti me saame näha neid vilju, mis see endaga kaasa tõi. Ma arvan, et esimene etapp sellest parendamisest ja tegemisest on tehtud, aga kindlasti me ei tahaks võib-olla jääda siin ka poolelisest, eks me mõtted olid natukene ka mitte ainult värvi ja seina ja betooni, vaid tegelikult me tahaks siin ka teenuse kvaliteeti parandada ja on siin käinud mõtted ja ka eietused selle ümber, et kunagi saaks võib-olla siin majas ka teha röntgenpilte ja võib-olla veel mõningaid teenuseid, mis kindlasti vähendaks meie inimeste edasi-tagasi jooksutamist erinevate keskuste vahel, mis meil on. Aga täna võime öelda, et kõik eeldused siia majja saada töötegijaid ja et kõik need töötegijad, kes meil täna siin on, jätkaksid rõõmsalt seda töötegemist edasi, siis need tingimused on täna sama head kui meie naabritel siin Põhjamaades. Kuna ma ise ka seal aeg-ajalt käin tööd tegemas, siis mul on hea võrdlusmoment olemas ja ma võin julgelt öelda, et täna ei ole kellelegi häbi seda maja näidata ja neid tingimusi pakkuda töötegemiseks ka. Aga õnne tervist meile kõigile ja jõudu, jaksu siia majja töötegijatele eelkõige ja juurde neid patsiente teil jätkub praegu päris palju. Edu! Nüüd aga täname kõiki koostööpartnereid, tänu kellele saame täna siinsamas Koerus avada esmatasandi tervisekeskuse. Ja ma kutsun koostööpartnerid siia ning palun tulge tänukirjale järgi. Järva vallavalitsuse tänukiri. Järva vallavalitsus tänab teid tulemusliku koostöö eest Koeru esmatasandi tervisekeskuse renoveerimisel. Rahandusministeerium. Tänukiri osaühing Paide EKE projekt. Tänukiri osaühing IBG ehitus. Tänukiri aktsiaselts Paide Mekk.
osaühing Cumulus Consulting. Järva vallavalitsuse tänukiri Riina Lääne. Tänukiri Silvia Nilbe. Järva vallavalitsuse tänukiri suurepärase koostöö eest Jaan Kabin. Tänukiri Põder OÜ Hambaravi. Tänukiri Kaja Jürgenson. Järva vallavalitsuse tänukiri Eeva Närska apteek Koerus. Ja nüüd mul on suur au tutvustada teile meeskonda, kes hakkab siin selles majas tööle. Ja ma kutsun teid kõiki siia ette ja jääge ka siia ette, et hiljem teeme ka koos ühe ühise pildi. Perearst Riina Lääne. Perearst Aleksander Kažel. Perearst Silvia Nilbe. Pereõde Merje Remmelgas. Terviseõde Pilvi Raudsepp. Koduõde Tiiu Bobrovski. Ämmaemand Mari-Liis Pihlak. Füsioterapeut Heilika Nugis. Klienditeenindaja Kulla Lokotar. Apteeker Eva-Viktoria Närska. On ka farmatseut Ester Raja ja raamatupidaja Eve Grauberg. Ja nemad ongi nimekirjas meil järgmised. Apteeker Ester Raja. Apteegi raamatupidaja Eve Grauberg. Hambaarst Kaire Praats. Hambaarst Asta Männik. Massöör Kaja Jürgenson. Autojuht Heinar Tamm. Nii,
ja nüüd jäädvustatakse kollektiivi pilt ühisfotona. Naeratame ka apteeginaised ka välja. Tere! Tahaks õnnetleda ka Rahandusministeeriumi poolt. Meil on hea meel, et see tervisekeskus valmis sai. Te olete üks esimestest pääksukesest. Olete 3. projekt, mis on lõpuni viidud ja väga edukalt. Ja meil on väga hea meel, et Koeru elanikud saavad endale uue kaasaegse tervisekeskuse. Ja tänu sellele paraneb ka kindlasti nende tervisehoiuteenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Ja samas ta ei saa mainimata jätta ka tervisekeskuse töötajad. Nende töötingimused kindlasti muutuvad nüüd palju paremaks. Tahaks tänada eduka ja hea koostöö eest kõike partnereid ja palju edu. Näeme äkki veel kuskil. Aga veel enne, kui me ametlikult avame Koeru esmatasandi tervisekeskuse, esineb meile muusikalise vahepalaga Koeru muusikakooli akordioni õpetaja Eve-Mart Jakk looga Talisman. Suur tänu Koeru muusikakooli õpilastele ja õpetajatele. Nüüd aga jätkame kõige olulisemaga, Koeru esmatasandi tervisekeskuse avamisega. Avamise linti hoiavad Mare Ilves ja Pille Raudsepp. Needsamad tüdrukud olid ka lindihoidjad 27 aastat tagasi, kui 1991. aasta 15. märtsil avati Koeru apteek ambulatoorium. Täna on abiks ka 4-aastane Marietta Pettai. Aplaus! Nüüd aga kallid külalised, olete kõik oodatud majja sisse ruumidega tutvuma
ja sees näeb ka videot selle maja avamisest aastal 1991, 15. märtsil. Nii et julgelt kõik hoonesse sisse. Mina soovin teile omalt poolt ilusat päeva jätku ning olge terved. Ma tahaksin sulle soovida, et aeg tiksuks nii, et iga päev õlakuti, siis on jälle rinde. Ja kui patsient tuleb, siis alati mõtled nii. Ma teen kõik selleks, et järgmine kord oleks ta õnnelikum. Ja tegelikult on niimoodi, et kui ma Soomes töötasin, siis seal oli ukse peal selline silt, mida me kõik iga päev nägime. Aeg on hinnaline väärtus. Ka patsiendile hoia arsti, sest ta vajab ka puhkust. Nii et kingime sulle Järvamaa perearstide poolt kella, pane see seina peale ja kui tunned, et on vaja anda märku, siis küsid patsiendi käest, vaatame, palju see kell juba on. Ja ära unusta siis õigel ajal koju minna, sest arst vajab puhkust, et olla järgmine päev oma patsientide jaoks olemas, õnnelik, terve ja tugev. Palun. Tabla püstavad. Ilusad ruumid ainult aitavad kaasa. Need samad sõnad kuluvad kõik selle sama meile kõigile. Peale viis näed kohe. Kui mina olen ära ei kurne. Ma peaks ütlema ka sulle sama. Ja ega töö ja puhka ja seadus on ka seadus, mida tuleb järgida. Seda ei töö rikkuda. Seda on ka paar ilusat sõna. Tore, et olemas. Ei ole küll iga päev majas, aga näen, koostöö jätkub, vanad sõbrad, loodame, et sina ütle edasi, samamoodi ütlema seda tähtsalt. Mina mõtlen, et ma peaks seda maja väga vähe külastama, siis on kõik hästi. Ainult järgel ja... Ma võin sinna metsa jääda. Ma võin tööle metsa, kui sa pead mõõrde metsa. Toredad koostöö. Palju vaktsineerijaid. No nii, doktor Viina. Meie esmakohtumine leidis aset ilmselt aastal 1997. Ei, võib-olla isegi ka. Kui ma nüüd kuulasin seda fakti, et oled nagu 3. perearstikeskus või tervisekeskus, mis on avatud, siis kindlasti olid sa üks esimesi perearste, kes läks ümber üleosaühinguks. Ja üks esimesi perearste, kes viis oma kogu
delikaatsete isikuandmete töötlemise nii-öelda vastavalt kehtivale seadusandlusele. Nagu ma aru saan, meeldib sul olla väga esirinnas. Selle tõttu, kuna ma julgesin ausustades öelda, et ma olen tohtrit kõige paremini, siis ma tulen Cumulust esindama. Siin on kaasaegne kodumaine kunst, mis siin sees on, seda ma sulle ei ütle ja ei olegi teistel vaja teada. Selle viid oma kabinetti, siis kui on kõik siit ära läinud, teed lahti, ennem ära tee. Need lilled, pane laua peale. Need on, nagu sa aru saad, kroonlilled. Eesti perearstide kroon. Seal on see ära või? Meie juurde meretuppa või siia tuppa ei lasta. See nüüd siin on minu. Ikka läheb järjest paremaks. Nii, et ja siis on koridoriks kogemusvõimalus ka. Siis siia ruumi peaks tulema need, kui Tiiu on nõus käima ja need asjad, aga ka näiteks psühholoog. Mina või ei, Ämma-emand on seal teisel pool. Ema on juba sinna. Ämma-emand on sellest lahti vanasti sine. Sellest saab füsioteraapia. See on ka füsioteraapia. See on ka füsioteraapia. See ongi füsioteraapia. See on ikka. Kaks tundi, kui keegi ei tule. Kui tõbisid, me ei tule. Iga teisega kuni 4 tundi teeb video.